Järgnevalt räägime sellest, kuidas on teil võimalik LibreOffice'is mõned sellised üldisemad sätted, mis teie kogu tööd mõjutavad ja võib-olla ka lihtsustavad, et kuidas on võimalik neid sätteid muuta. Ja olenemata siis sellest, kas teil parasjagu on lahti Writer või Calc või Impress, et tegelikult need käivad ühest ja samast kohast ja need sätted, mida me vaatame, on kõigil ühised. Nüüd selleks, et siis leida õiget kohta, kus kohas neid sätteid on võimalik paika panna, tuleks siis vahet ei ole, millises LibreOffice'i programmis võtta ülevalt tööriistad menüü ja seejärel kõige alumine valik sätted. Ja kui teile nüüd avatakse sätete aken, siis näete, et siin vasakul puus esimene sektsioon on just LibreOffice. Ehk siis üldised erinevad kategooriad, sätted, mis mõjutavad kogu programmi. Need kõik ei ole kaugeltki meile esialgu huvitavad või vajalikud. Mõned on väga spetsiifilised ja seotud juba natukene keerulistemate tegevustega. Meie vaatame selliseid põhilisi, mida võib-olla siis alustav kasutaja või ka juba, ütleme siis natuke edasi jõudnud kasutaja võiks teada või osata. Esimene valik, mis on kohe aktiivne siin, ja juhul kui ei ole, siis klõpsake peale, on isikuandmed. Ja siia te võite siis, juhul kui siin juba ei ole andmeid, panna näiteks oma nime. Samuti võite näiteks panna ettevõtte nime, näiteks osaühing ABC. Ja samamoodi ka kõik muud andmed, tänav, postiindeks, numbrid ja nii edasi. Selle ankeedi, isikuandmete ankeedi mõte on selles, et see jääb näha nii-öelda dokumendi atribuutide külge. Ehk siis näiteks, kui ma salvestan ja keegi vaatab, kes on salvestanud, on näha, et salvestanud on Jaan Maabel, OÜ ABC näiteks. Teine nii-öelda kategooria, mida me sooviks vaadata, on üldine. Ja siit alt mõned mõtted või ütleme valikud, mida võiks teada, näiteks dokumendi olek. Siin saab teha linnukese valiku, et printimist loetakse dokumendi muutmiseks. See on natukene teistest võib-olla selles mõttes erinev valik, et siin on palju selliseid ütleme, valikuid, mis otseselt ka kohe tööd ei mõjuta või meie töös nad ette ei satu. Aga selle valiku puhul siis juhtub see, et kui te prindite oma dokumenti välja, siis see printimise aeg salvestatakse dokumendi atribuutide külge. Ehk siis, kui ma vaatan dokumendi atribuute, siis ma näen, et sellel kuupäeval, sellel kellaajal on dokument välja prinditud. Ja teine valik, mida ma tahaks teile siin tutvustada, on muutmata dokumendi salvestamise lubamine. Vaikimisi on niimoodi, et kui te avate uue dokumendi või kui te olete vahetult just salvestanud, siis salvestamise nupp läheb tööriista riva peal halliks. Aga kui see valik on määratud, siis saab salvestada hoolimata sellest, millal te dokumendi avasite ja kas te olete midagi vahepeal muutnud, siis sellegi poolest saab salvestada. Nii et väga tihti on lihtsalt küsimus siin selles, et harjumuspäraselt ma tahaksin tööriista riba peal vajutada seda disketi märgiga nuppu salvestamiseks ja siis ma vaatan, et see on hall. Nii et see võimaldab siis määrata selle, et salvestada saab selle nupu abil kogu aeg. Nüüd järgmine kategooria, mida võiksid vaadata, kus on paar huvitavat valikut, on mälu. Ja peamine osa siin on tagasivõtmine, ehk siis undo inglise keeles. See on nüüd siis see funktsioon, mis võimaldab teil tehtud tegevusi, samme võtta tagasi. Ja näete, et vaikimisi on see arv siin 100. Kui te nende noolekeste peale siin niimoodi klõpsate ühele poole, teisele poole, siis te näete, et te saate seda sammude arvu muuta. Kui te nüüd vastavalt siis selle programmi juures, millega te tööle hakkate, vaatate ka meie õppematerjale ja õppevideosi, siis ma räägin teile, millest see sammude arv sõltub. Et väga tihti on programmides selliseid tegevusi, mis selle sammude arvu või selle mälu tühistavad. Näiteks automaattabelid Writeris. Et see, et ta lubab 111 sammu, see tähendab antud juhul ideaalsetes tingimustes. Aga see ei pruugi ka nii olla, olenevalt sellest, mis te teete. Näiteks, kui ma salvestan, siis võib olla see, et need sammude tagasivõtmise võimalus tühistatakse. Mälu all
olen välja valinud teile ka siin sellise kategooria nagu LibreOffice'i kiirkäivitaja. Ehk siis, kui te märgite selle märkeruudu, LibreOffice laaditakse sisse logimisel, siis see tähendab seda, et kui te Windowsi sisse logite ja programmid alustavad tööd, nende hulgas näiteks ka vaikimisi antiviiruse programm, siis samamoodi vaikimisi alustab tööd ka LibreOffice'i stardiplatvorm, või ütleme see põhiosa. Kui te juba töötate LibreOffice'is, siis te olete märganud, et peale Windowsi käivitamist esmakordselt mis tahes LibreOffice'i programmi avamist tuleb natukene oodata. Ja see ootamine on just sellest põhjustatud, et kõigepealt käivitatakse see nii-öelda programmi platvorm ja siis alles selle peal käivitatakse valitud programm. Aga selle sätte märkimise puhul, kui ma login Windowsi sisse, siis automaatselt ka juba see LibreOffice'i stardiplatvorm on käivitunud. Ja vastavalt siis mingi programmi avamine, näiteks Writeri, Impressi, toimub oluliselt kiiremini. Veel üks kategooria, mida ma tahaks teile siin vasakul tutvustada, on vaade. Ja siin on teil võimalus natukene sättida oma kasutajaliidest. Ehk siis esimese sammuna, milline on vaikimisi skaleerimise aste. Näete, et ta praegu ütleb, et 100%. Ehk siis see zoomimine või skaleerimine erinevate sõnadega öelduna tähendab ju seda, kui lähedalt või kaugelt me vastavalt siis dokumenti või tabelit vaatame. Ja siin on võimalus ka määrata ikoonide vaikimisi suurus. Näete, ta praegu on automaatne, ehk siis me võime nimetada ka seda keskmiseks, aga on võimalus valida ka väike ja suur. Samamoodi näete, on võimalus valida siis kirjastiili. Sama valikut antakse teile ka menüü puhul, et te saate sättida natukene, kuidas teile kuvatakse. Vaikimisi näete, ikoonid menüüdes on kuvatud automaatselt, saate ära peita, saate nähtavaks teha. Üks huvitavamaid osasi võib-olla siin on hiire, siis ütleme sätted, kus on võimalus määrata hiire asukoht. Näiteks, kui teile hüppab järsku ette dialoogi aken, kust teilt midagi küsitakse, siis te võite ära määrata, et hiire kursor automaatselt läheb näiteks siis dialoogi keskele. Ehk ta on kohe selle akna keskel, et ei pea teda näiteks paremalt või vasakult nurgast kuskilt välja lohistama. Ja samuti saab ära määrata, mida teeb hiire keskmine nupp, mida vaikimisi me kasutame ju nii-öelda rullikuna kerimiseks, aga võib siis ka panna näiteks lõike puhvri sisu asetamine. See tähendab seda, et kui te olete millegist teinud kopeerinud või lõiganud, siis hiire keskmine nupu vajutamine võimaldab teil selle sisu siis nii-öelda kleepida. Nii et jällegi proovige, katsetage, vaadake, kas teile sobib, et mõned niisugused valikud on väga individuaalsed ja nõuavad harjumist. Ja kes nüüd näiteks on varasemalt Microsoft Office'iga töötanud, siis seda enam tasuks kõigepealt proovida ja siis vastavalt nüüd teate, kuidas sisse ja välja neid valikuid lülitada. Ja viimase asjana, mida ma tahaks teile siin kategooriates rääkida, on asukohad. Need asukohad saavad mainitud ka programmide juures, aga kaks peamist valikut, mis on siin siis väga tähtsad. Esiteks mallid, kus nad vaikimisi asuvad, juhul kui te neid olete salvestanud, või kui te tahate kasutada olemasolevaid. Ja teine väga oluline valik on minu dokumendid. Ehk siis siin te saate määrata, milline on vaikimisi kaust, kuhu salvestatakse teie tehtud tööd. Või kui te näiteks valite menüüst käsu ava, millisest kaustast teile vaikimisi tahetakse faile pakkuda. Nende asukohtade muutmise jaoks tuleks siis vastavalt valida soovitud asukoht ja seejärel nupule redigeeri. Ning siit ma näete, saan siis valida selle vaikimisi kausta, mida ma soovin, et ta mulle pakuks. Näiteks dokumentide puhul on väga mõistlik ja ka harjumuspärane kasutada minu dokumendid kausta. Klõps peale, okei. Ja nüüd siis näete, siia ilmus see aadress, mis ütleb, et asub sellisest kaustas vaikimisi minu dokumendid. Kõik need muudatused, mida te nüüd olete siin teinud, juhul kui ma soovin siis nüüd neid muudatusi ka salvestada, klõpsan nupul sobib,
ja loomulikult te võite alati tulla siia tagasi ja ära muuta ja uuesti salvestada, aga võite ka loomulikult klõpsata loobu. Ehk siis kõik need muudatused, mis ma praegu tegin, neid ei salvestata. Mina klõpsan sobib ja need tehtud muudatused on nüüd siis aktiivsed ja tean, et need muudatused, mis me tegime üldises osas, mõjuvad kõigile LibreOffice'i programmidele.